Tere kõikidele Ajulõputus podcasti vaatajatele ja kuulajatele. Täna on meil külas Jaanika Veski, tere! Tere! Ja millest me täna rääkima hakkame? Ma võtaks kohe kätte ühe raamatu, loeksid ette nimekirja erinevaid nimetusi. Alustan täiesti akned, allergiad, ärevused, bronhiidid, diabeedid, depressioonid, gripid, vähid, kärsoolevähk, keelevähk. Issand, siin on nagu iga tähe juures vähemalt 15 haigust. Nagu see nimekiri, ma praegu ei jõua siin lõpuni lugeda, on neerud, munasarjad, songad. Millega meil siin tegu on? Mis nimekiri haigustest? Mis raamat mul siin käes üldse on? Jaa, see on üks võimas raamat, mis võiks olla igal inimesel kodus riiuli peal. Pealkiri on Keelatud tervis. Kas Merle Martinson mainis, et see on nagu tervise piibel või? Jaa, ta ütles selle kohta väga hästi, tervise piibel. Ravimatud haigused on minevik, on siin kirjas. Jah, kõlab nagu liiga hästi, et olla tõsi, eks. Et see nimekiri haigustest ja et ravimatud haigused on siis minevik. Aga tõsi. Ma mõtlengi nüüd, kuidas me sinna teemani jõuame, et ma arvan, paljud juba aimavad, eeldavad, võib-olla paljud ka mitte, mul on siin ka nooremaid kuulajaid, on ju, et meil on täiesti jabur olukord siin planeedil Maa juba päris kaua, on ju, et alustamegi üldse sellest, et me räägime siin oma kogemustest, me ei anna mingit tervise nõu, me ei ole arstid, on ju, meditsiinilist nõu ei anna üldse niikuinii, et meditsiin on oma asi, nad teevad oma asja seal, ravivad inimesi mürgiga, toksiinidega, et kõik ravimid, sünteetilised ravimid on mürk ja meie sellest ei tea mitte midagi, ma tõesti ei tea sellest mitte midagi, et süsteem, mis on täiesti valedele alustel ehitatud, ma ei tahagi sellest väga teada. Et igal aastal kütame tervises aina rohkem raha, et mõned andmete puhul isegi rohkem kui sõjatööstusesse ja vaatame, mis haigustega juhtub. Haiguste hulk aina kasvab ja ravimite tarbimine aina kasvab. Kas see saab siis olla õige süsteem? Ma just mõtlesingi, et meil on nagu meditsiin kõik nagu nii arenenud, kui vähegi arenenud olla saab, on ju, ajaloo jooksul ja meil on nagu haigusi ka nii palju, kui üldse olla saab, et nagu see pole loogiline, on ju. Räägime sellest ühel hetkel siis ja natuke täpsemalt, et mis paradigmale on ehitatud allopaatiline läänemeditsiin ja millest siis tegelikult, millest tervis sõltub. Aga enne me peame rääkima ära selle, et miks me ei anna siis meditsiinilist nõu ja me ei räägi ka, me ei tohi enam rääkida asjadest õigete nimedega. Et mina muidugi ütleks selle peale, et mis mõttes me ei tohi rääkida asjadest õigete nimedega, kes saab mul keelata rääkida tõtt, päriselt, kes saab mul keelata rääkimast edasi fakte, kuidas saab olla selline maailm, et üks inimene ei tohi ütelda välja, mis on tõde, mis on faktid. Eriti kui need faktid on hästi kasulikud. Et kuidas saab üldse minu keelt nagu piirata, kas on olemas mingisugune, kas saab keelt patenteerida, et ma ei tohi teatud sõnu kasutada, ma ei tohi öelda ravimine ja meil on see ilukirjanduslik jutuajamine, on ju. Et et kuna meil siis tore Terviseamet, kes on siis teatud jõudude käe pikendus maailmas, on seadus nüüd alates, mis hakkas kehtima siis septembrist vist, et kui sa ei tea seda paragrahvi, ma mäletan peast. Tervisealast nõu, siis sind võidakse trahvida. Jaa. Eraisikut mingi 2,000 summa euro suuruses ja firmasid lausa mitukümmend tuhat eurot. Jaa, ja kuna see seadus ei antud välja niisama nalja pärast, et sellega nad siis päriselt tahavad inimesi vaigistada, siis ma ütleks niimoodi, et Terviseamet saab sekkuda siis ainult mis iganes nende valdkond on, rahvatervise, see oligi vist rahvatervise seadus, eks ju. Nii. Aga meie üldse siin täna ei räägi, ega mina üldse mitte kusagil ei räägi mingisugusest rahvatervisest. Et alates 1. septembrist kõik, mida mina ütlen, kuulub, tegelikult on esiteks ta minu eraomand, mida mina ütlen, see on minu loominguline eneseväljendus ja see kuulub minule, kellelgi ei ole õigus selle üle, eks ju.
Ajuvaba, me peame sellist juttu siin praegu aja. Ei no nagu vene ajal öeldi, vaata, et anna inimene 10 paragrahvi leiame, vaata, siin leiutatakse välja kõik need paragrahvid. Et... Ja see raamat, mille sa välja tõid, Keelatud tervis. Keelatud tervis on raamatu pealkiri. Siis see on ilukirjanduslik teos. Ja et siis Terviseamet ei saa sekkuda ilukirjanduslikku žanrisse. Et selles mõttes... Mis meil nendega pistmist on üldse, tahan küsida? Jah, loodan, et ei olegi. Ja. Kujutad ette korraks, kui ajuvabas on, et okei, millest me siis räägime, eks ju? Räägime siis ühest sajandi avastusest meditsiinis. Mitte kunagi ajaloos ei ole tehtud sellist avastust. Siis see juhatus oli jube pikk, on. No pidi olema. Ja, et... mitte jah, et see on sellist avastust ei ole varem tehtud nii suure laia ulatusega ja et on üks siis väikene molekul, avastati üks aine, mis kõrvaldab enamushaiguste juurpõhjused. Mitte lihtsalt ei vii sümptomeid minema, vaid läheb juureni välja. Ja mis siis juhtub, kui juurpõhjus on millelgi ükskõik millel kõrvaldatud, siis ei saa olla tagajärge. Kui põhjust ei ole, ei saa olla tagajärge. Siis on inimene terve ja enam ei saa raha lüpsta talt. Ja. Et see on üks molekul, üks aine, mis on erakordselt lihtne, ta on erakordselt ohutu kehale ja tema mehhanism on absoluutselt imeline. Ta ei ole ime siin taga, loomulikult, kõik on biofüüsikaliselt ära selgitatud ja see arusaamine tegelikult, kui inimene tahab aru saada, siis see ei ole üldse keeruline, et see on hästi loogiline aine. Aga muidugi, kui midagi on nii suurt ja võimast, mis tegelikult muudaks ära terve meie meditsiini paradigma, siis loomulikult sellele tuleb väga-väga suur vastuseis. Ja mina tahaks inimestele, kes juba teab, millest käib jutt, eks ju, ja on hästi kontroversiaalne aine, ta ei ole kontroversiaalne aine, ta on väga lihtne. Lihtsalt see asi, mis tema ümber on ehitatud, kõik need vastuolud, need valed. Ja need on ju meelega ehitatud. Meelega muidugi, mitte midagi. Mõtlengi, et kas peale aastat 2020 kuni 2022 keegi üldse usub enam midagi, mida meedia väidab? Ja, vot. See on see koht, et ükskõik, mis sulle sealt ette söödetakse, sa ei saa ju seda tõsiselt võtta ega uskuda. Kui meedia tembeldab, et näed, see on halb, see on vale, siis keerab tagurpidi. See on hea, see on õige. Ja, nii ongi. Et isegi enne seda aastat 2020, kui kõik need suured valed paljastusid ja kõik need valed on tegelikult ju mõelduki tegelikult inimeste äratamiseks, ütlen mina, et see positiivne pool on see. Ja et midagi ei olnud halvasti, kõik oli super hästi, sest muidu neid magajaid oleks praegu palju rohkem. Aga enne seda juba, ütleme nii, et selle aine ja ütleme see info, mida mina siis räägin, mina ei müü mingit ainet, ma ei tee midagi, ma ainult edastan infot. Ja infot, mis on siis, ütleme, isiklikud kogemused, mis kellegi jaoks võib-olla maksa mitte midagi, aga teadusuuringuid, mina räägin seda, mida mina olen leidnud teadusuuringutest. Ma arvangi just vastupidi, pigem kui sa ei jagaks seda infot, siis see oleks nagu kuritegu, on ju? See ongi kuritegu, absoluutselt, muidugi, kui tuleb välja, et kannatav inimkond reaalselt inimesed surevad haiguste kätte, eemaldatakse neid ihuliikmeid, organeid, inimesed, lapsed kaotavad oma emasid, oma isasid, emad, isad kaotavad oma lapsi, oma kallimaid, see on ebareaalne, kui palju piina kannatust valmistavad haigused, kui palju muret ja hirmu. Ja tuleb välja, et on väga lihtne lahendus sellele enamus haigustele, ülimalt lihtne. Ja ma tean seda. Ja ma hoian seda endale. Miuke jätis ma oleksin. Et see on nagu inimese, hingelise inimese kohus peaks olema kõiki, mis nagu teisi inimesi aitab ja abistab jagama. Et see on nagu inimeseks olemise baastasand. Aga jutt kogu aeg keerab ära kuhugi. Mul jäi mingi asi nagu enne kuhugi rippuma. Ma ei mäleta nüüd, millest täpselt. Sellest ainest ikka rääkisime ja kuidas sa ise üldse selle aineni jõudsid? Sa oled ju päris pikki aastaid sellega siin maadelnud ja üritanud infot inimesteni tuua. Jaa, okei, mul tuli meelde, mis mõtte ma tahtsin öelda, jätta see meelde, eks ju. Lihtsalt see, et enne 20. on ju, et kuidas siis aru saada, et kas
asjal on jumet või mitte, kas meedia nagu valetab või räägib tõtt, et tegelikult minu jaoks võttis jube hästi kokku üks 85-aastane mees, rääkis raadiosaates, inimesed helistasid, siis oli löödud hästi suur skandaal, me võime pärast skandaalist ka rääkida. Eestis jah. Teema tapmise kampaania ja inimesed siis kõik helistasid sinna raadiosaatesse, ja keegid rääkisid seal, et ei, et mingi veel poliitikasaade oli veel, et Venemaa ei ole kõige suurem oht Eestile, kõige suurem oht Eestile on need kurjategijad, need emad, kes tapavad oma lapsi ja mürgitavad neid. Crazy kampaania, räägime sellest pärast täpsemalt. Ja selline on üldine paljude inimeste meelsus ja siis helistas saatesse üks mees ja ütles, et 80-aastane mees, et kuulge, et ma oleks võib-olla ka kõikest juttu uskuma ja mis ta siin meedias meile olete rääkinud sellest ainest, aga kuidas saab olla, et see on joogivee puhastaja ja te raiskate nii palju püssirohtu selle maha tegemiseks, et see peab ikka vägev aine olema küll. Ma mõtlesin, et näed, ühel inimesel on terve mõistus, ei lase ennast ära tinistada ja mõtleb kriitiliselt ja teised läksid liimile. Just jah, see kriitiline mõtlemine tänapäeva ühiskonnas, kus ja, ei ole. Hakkame esitama küsimusi, hakkame vaatama sügavamale. Kui sa esitad need küsimused, tahad nagu rohkem teada saada, see need vastused tulevad sinuni. Alati jõuad tõeni. Aga inimesed ei tee seda, nad lihtsalt loevad ja nõustuvad. Loevad loosungeid, loevad pealkirjasid ja lähevad nagu lambad väga nunnud loomad ja lähevad lihtsalt, kus ees kamp läheb, sinna jooksevad järgi. Aga kuulge, halloo, kui on nii oluline teema nagu tervis, mis on nagu kõige olulisem teema üldse, et see ütlus on ju, et inimesel võib olla, eks ju, tervel inimesel on 1000 unistust, aga haigel inimesel on ainult üks unistus, et saada terveks. Et olgu see ükskõik kui edukas, ükskõik kui rikas, mis iganes ja kui sa oled haige kannatustes, siis sa mõtled ainult ühest asjast, sulle mitte ükski muu asi ei loe, kui sa midagi nautidagi oma vilju, on ju. Et siis tasub võtta see aeg ja endale teema selgeks teha. Ja kõik on kandikul praegu kätte toodud, et selle meeletu eeltöö olema ära teinud kõigile. Et see on ainult tule mõttega kaasa ja ole aus ja tule lõpuni. Sest kõikidele küsimustele on vastused olemas. Et see on tegelikult see hästi lihtne. Ja millest me kõik pärast räägime, aga... Alustamegi sellest, kuidas see aine üldse sinuni jõudis. Okei, ja. See on, ja... Kui mul ei oleks isiklikku nii võimast ja suurt edulugu, siis ma ei oleks mitte kunagi ohverdanud oma elu, oma professionaalset elu, mida ma elasin, väga-väga mõnusat, oma unistuste elu. Ma oleks kunagi seda ohverdanud ja ma oleks seda elu edasi elanud, aga elu tegi sellise pöörde, et minu väikene laps, 8-kuune, jäi äkitsi haigeks ja ta hakkas ära lambuma, ta ei saanud enam hingata ja tuli välja, et tal on hästi äge kopsupõletik ja hakati seda ravima. Hästi pika loo võtan nii lühikeselt kokku kui võimalik, et 5 kuu jooksul me olime 5 korda haiglas, 2 korda intensiivis. Kõik ravi, mida nad tegid, kukkus läbi, et tulemus oli alati aina hullem. Ta elu oli korduvalt ohus, kus ta ei saanud enam hingata, hakkas lämbuma ja mitu korda siis tehti talle viidi kunstlikusse koomasse ja tehti bronhoskoopiat, invasiivne protseduur. Et siis imeti limakorgid välja, et ta üldse siis kopsud olid täitunud limaga. Ja kui kopsud olid ventileerimata ja kui nad on ventileerimata, et sulgunud, siis ühel hetkel kukub kops kokku. See ei ole mitte midagi teha. Ja mitmeid korrad olid, kus arstid tulid, ütlesid, et hommikut teie laps enam tõenäoliselt ei näe. Ja ma olin ära proovinud 5 kuu jooksul, ma ei olnud niisama käed rüppes istunud, sest ma olen ammu teadlik alternatiivmeditsiinist. Aga ma olin kõik teraapiad läbi proovinud, Hiina meditsiini, homöopaatia, ma olen ise reikimeister, erinevad tervendajad, taimeravid. Ja kõikide nende, ütleme, selle komplektiga ma saingi ta tuua nendest kriisiolukordadest välja. Aga probleem tuli tagasi kogu aeg. Ja siis terve see aeg
kui reaalselt ma nagu sekundiks oma last käest maha ei pannud, hoidsin teda käes ööd ja päevad läbi lihtsalt. Ma kartsin, et see on iga hetk on viimane hingetõmme. Ja siis ma tegin ka hästi suurt ööd päevad läbi tõesti, magasin paar tundi ainult öösiti. Ja laps üles niimoodi, et ja siis ma tegin Google Researchi ja hästi paljudes alternatiivmeditsiinigruppides olin. Ja sest seal räägivad inimesed oma lugusid, oma päris kogemusi. Ja siis ma lugesin, et keegid said diabeedist lahti MMS-iga, mingi MMS, millest ma ei tea mitte midagi, mis on, astmast, vähist, artriidist, lupused, muud autoimmuunhaigused, mina, vau, tavainimene oleks mõelnud, et see ei saa olla tõsi. Me oleme harjunud paradigmaga, et ühele haigusele on üks preparaat. Mul ei tekkinud seda skeptitsismi sellepärast, et ma olin õppinud enne ajurveedat. Käisin Indias ühes instituudis õppimas seda ja mul olid haiguste tekke põhjused olid teada, et sümptomeid on hästi palju, nimekiri, mis meil kõik on, eks ju, on sadu, aga juurpõhjused on üldjuhul lihtsad. Ja et kas kehas on midagi üle, mis seal olema ei pea, mis takistab rakkude tööd, ehk need on toksiinid, erinevad mikroorganismid, patogeenid kokkuvõttes. Ja või seal on siis midagi puudu, mis seal olema peab, ehk siis ülesehitusmaterjalid. Ja et tervis on tegelikult tasakaal. Ja haigus on tasakaalust väljas olek. Nii, mul on kõik need baas printsiibid olid teada ja siis ma saingi aru, et okei, kui üks aine teeb kõike seda, mida need inimesed väitsid, kellel ei ole mitte mingit põhjust üldse midagi valetada, sest nad ei müünud mitte midagi, neil oli 0 agendat, nad ainult rääkisid oma lugu. Ja oota, kus mu mõte ära keeras, et inimesed jagasid, et mis haigustest nad kõik vabanesid. Et ühesõnaga, siis ma mõtlesingi, saingi aru, et et kui ta nii paljud erinevaid sümptomeid korda teeb, siis tähendab, ta tegeleb juurpõhjusega. Ja mul esimest korda tekkis hästi suur lootus. Ja ma tellisin selle, ta rändas siia 1,5 kuud, ma tellisin selle Austraalias, seda siit ma ei leidnud Euroopast üldse, kust oleks võimalik osta. Ja kogemata, kuna mu mees selle tellis ja ta on tollane mees, ta on ameeriklane, ta tellis selle oma krediitkaardiga ja seal oli tema Ameerika aadress ja me ei pannud tähele seda ja see läks sinna. Meil lapse elu on juuksekarva otsas ja see aine, mida ma siis arvasin, et see on meie viimane õlekõrs, ei ilmu kohale. Läks 1,5 kuud, aga lõpuks ta tuli. Ja vahepeal veel ütlen ära ka seda, et meil oli Eestis oli vist kokku 6 arsti, kes minu lapsega Ukoga tegelesid ja aina paremad umbes anti, et kõikidel oli juba mõistus otsas ja konsulteeriti Soomega, saksarstidega ja me otsisime ravivõimalust Ameerikas. Ja, aga ta oli nii halvas seisus, et me ei saanud sinna lihtsalt lennata. Ja samas ma mõtlesin, et mis sealgi teisiti on, et üks lääne meditsiin ju kõik. Ja et sellesse ma ka nagu ei uskunud ja siis mul tuli kohale lõpuks siis 1,5 kuud ootasin seda MMS-i, milles ma ei teadnud eriti mitte midagi. Et mis ta printsiibid on ja kõik see, mis ma praegu tean, et mida ma olen siis tagant järgi hakkasin hästi uurima, kui ma hakkasin loenguid pidama, pidin endale selgeks tegema. Ja siis oligi juhtus, ütleme selline nii-öelda nagu väike ime, et ma ei olnud 15 aastat üldse haige olnud, ma arvasin, ma olen immuunsuse saavutan mingil põhjusel, teise mu ümber on haige, mul mitte ühtegi pisemat nohu ka ei olnud. Ja eelmine päev tuli MMS, järgmine hommik ärkan üles, ma olen nii haige, et ma ei jõua vannituppa minna. Pidin ära minestama trepihallis ja ma olin nii mures, et kui ma ei saa ise endaga hakkama praegu, meeletult halb oli, pea käis ringi, maailm käis ringi ja jõudu üldse ei olnud. Ja mõtlesin, kuidas ma oma lapse eest saan hoolitseda praegu. Ma kauplesin teda aeg-ajalt niimoodi koju. Mind ei tahetud kunagi lubada, aga mõtlesin, ma elan haigla lähedal ja meil on telefon ja kodus ma saan teda paremini nii-öelda hoida. Ja siis oligi see, et mõtlesin, et okei, fine, kuulan, et mees veel all kobistab, on ju hüüa nädise häälega, et palun sega mulle nüüd siis MMS kokku, et nüüd on siis nagu tõe hetk, proovid ära. Kas seal üldse mingit toimet on? Ja ta segas kokku 3 tilka, pisikest tilka, need on milligrammid. Ja ilma naljata, ilma ühegi liialduseta, 3 tundi hiljem ma olin energiapomm.
mul oli nii hea, et ma ei mäletanud enam, kui halb üldse sai nagu olla, mõtlesin, et see juhtus 3 tunni jooksul. Midagi, mis nagu minu mõistusele ei saa olla üldse loogiline. Kui keegi räägiks, ma mõtleks, ma ei usu seda. Nii kiirelt ei saa sellisest haigusest täielikult vabaneda. Ometi see juhtus minuga. Ja siis oli mul esimest korda nagu tõeline, ütleme, et usk juba sellesse, mitte lihtsalt enam väike lootus, vaid usk. Kogeda midagi oma naha peal nii radikaalset muudatust, nii lühikese ajaga. Et see on tõeline vägi peab selles asjas olema. Aga ma julgen lapsele anda, sest et ta oli antibiootside, steroididega ja mille iganes, ta oli nii ära rikutud. Ta oli seent täis, ta oli üleni kärnas. Suu väljast nahk, ta oli piitspeenike, ta oli alla oma kaalu, sest et tal ligi pool aastat tuli tagant ainult vett välja ja lõputud antibiootsikuurid. Ja ma julgen talle anda lihtsalt, kui 3 tilka minule tegi selle, et kuidas sellisele väiksele olendile on ju, kes on nagu nii haige. Ja ma tellisin koju elava verepildi vaatluse, naine tuli suure mikrofoniga, mikroskoobiga ja vaatas minu verd, ta oli ise hästi skeptiline, ta ei usu sellesse, mis on fine, me siin testimegi seda, võttis minu vere. Siis ma olin juba terve. Siis ma võtsin MMS-i 3 tilka ja veerand tundi ootasime, tegi uue verepildi. Ta ei vaadanud mulle otsa ka, ta jõlitas seda ekraani ja oli vait, lihtsalt vait. Ja ma olin nagu, ehmatasin ära, kas midagi jubedat on seal, midagi on juhtunud minu rakkudega, minu verega. Ja siis ta lihtsalt ütleb, et kui ma ei näeks, mina ei usuks seda. Et see oleks nagu 2 erineva inimese veri. Siis ta näitas mulle seda, üks olid verelibled, olid igasugused igerikud seal, verelibled olid kokku klombistunud, näitas seal patogeene täis, siis teine pilt 15 minutit hiljem oli kõik verelibled, ilusad suured mummud, üksteisest lahti löönud, kõik vabas voos, patogeene oluliselt vähem, puhas. Ja siis mul oli okei, selge. Siis ma ei teadnud, miks see nii on. Tagant järgi ma hakkasin uurima. Ja see on kõik biofüüsika, selgitab ära, kuidas see on. Me võime sinna ka jõuda. Ja lihtsalt teema võib igale poole ära minna, on ju. Ja siis ma üldse ei kartnud enam. Ma andsin lapsele kohe sisse. Peale viimast bronhoskoopiat tal jälle oli kopsud täitunud limaga. Alla andsid ka siis 3 tilka? Ma kusjuures seda, ma arvan, et ma ei andnud, ma arvan, ma alustasin ühest, aga ma väga täpselt ei mäleta seda. Mul on kahju, et ma ei pannud kirja, aga mul olid ju totaalselt magamata. Mul ei olnud seda mõtet sellel hetkel, et ma pean midagi dokumenteerima. Mul on ainus üks mõte, et saada laps terveks. Ja sellel hetkel, kui ma andma hakkasin jälle, kõik kõrvaga kuulsid mulinat, kui ta hingas, mulises see kõik, et jälle on uuesti limaga täitunud, on ja hakkasin andma talle siis MMS-i, ma arvan, tilga kaupa, võib-olla esimene päev, 3 tilka, 4 tilka, 5 pilti, tõssin järjest niimoodi vaikselt ja ta on alla aastane laps, eks ju. Selleks ajaks ta vist oli siis 11-kuune või ja samal ajal andsin ka ajurveeda vürtsirohtu, mille ma ise kokku segasin, siis ma sain ühel hetkel oma ajurveed arstiga jälle kokku ja ta ütles, et et lima tuleb kootada, et on taimed, mis on kootavad, tuleb tõsta siis seda nii-öelda kuumusenergiat ja need on ka parasiitide vastased. Nii. Ja kõik need 5 ainet olid minu kodu maitseainete sahtlis olemas. Andsin seda, veerand lusikatäit MMS-i. 4 päeva hiljem ei ole mitte mingit mulinat, mitte mingit likud, mitte midagi ole kuulda. Mina olen paanikas, et nüüd on see lima jälle muutunud tahkeks ja vaja joosta arsti juurde, et uus bronhoskoopia ilmselt on siin tulemas. Ja see teeb uuringud ära ja ütleb, et aga kops on puhas, siin ei ole mitte midagi. Laps on terve. Ta oli asendusarst, on ju, sellepärast, et minu oma oli siis puhkusel, sest ta vaatas neid tema haiguslugu. Vaatab ja loeb, ütleb, et ma lihtsalt ei saa aru. Kuidas saab olla, et 4 päevaga on laps terve? Ja ennem on siin kõik, mida meie oleme haiglas teinud, on aina hullemaks läinud. Et kui meil ei olnud enam ühtegi vahendit teda aidata, kuidas see sai olla? Mis on toimunud? Ma ütlen, et see on nii loogiline, ma räägin teile. Ja kui ma hakkasin rääkima ajurveeda vürtsiroost ja MMS-i, siis oli nagu näpud kõrvas ja nõudis, ma lahkuksin kabinetist. Ja ma küsin, kas te ei taha teada, kuidas ta sai terveks, et teised lapsed siin sama koridori peal on ju surevad sama haiguse kätte. Kas te ei taha teada? Ja siis ma olingi koridoris ühel pool maailma kõige õnnelikum inimene, päriselt, et see õudusunenägu on minu jaoks läbi. Et ongi leitud siis, olengi leidnud vahendi, mis
tegigi terveks, lõpuni terveks, mitte lihtsalt korraks natuke aitab, eks ju. Ja samas nagu aju ei pannud kokku seda, mida ma kuulsin arstilt, et teda ei huvita. Mina oleks jooksnud kohe kõikide vanemateni, kuulge, et siuke alternatiivne asi on ju, uurige, vaadake, proovige, uurin ise. Ja ei taha teada, siis ma sain ka aru, et okei, et süsteem ei luba infot välja, süsteem surub selle maha. Ja kui ma tahan, et see kuhugi jõuaks, et inimesed saaksid päriselt abi, siis seda tuleb teha kuidagi rohujuure tasandil ise. Ja nii see läkski. Ja sealt hakkasidki siis rohkem uurima. Siis ma hakkasin, siis see mind juba väga intrigeeris, siis mul hakkas olema seda aega, ma olin välja puhanud, laps oli terve, ma ei pidanud muretsema iga hingetõmbe pärast. Ja ma hakkasin seda teemat uurima ja ma sattusin arstide peale muide, alternatiivarstide peale, kes rääkisid MMS-ist juba, teadlased, kes rääkisid. Ma leidsin teadusuuringuid, ma leidsin meditsiinilisi patente, lademetes infot ja ma tegin endale teema selgeks. Ja siis ma hakkasin pidama loenguid. Ma sattusin ühele üritusele, kus oli hästi palju, ütleme, sellised öko-emmesid ja ma nendele jagasin infot ja seal tekkis tohutu huvi selle vastu. Ja siis ma mõtlesin, et okei, väiksele ringkonnale pean loenguid ja nemad järgmine kord tulevad kaasa oma sõpradega, oma vanematega. Ja niimoodi see hästi kiirelt kasvas. Esimene loeng oli 10 inimest, siis oli 30, siis oli 100, siis oli mitusada, niimoodi läks, et see nagu kulutuli läks. Ja millega see lõppes? Ja lõppes siis sellega, ma teadsin juba, et mis maailmas toimub. Et seda rünnatakse loomulikult, kui midagi on nii head ja nii võimast, mis kõrvaldab ära siis põhimõtteliselt kõik haigustekitajad ja seega siis ka haigused, enamus haigusi ja ka kroonilised ja ka ravimatud. Et see võtab patsiendid ära ühelt süsteemilt ja seda loomulikult ei lubata juhtuda. Ja siis ma teadsin, et tulevad rünnakud. Ma teadsin, mis toimus Inglismaal, mis toimus Saksamaal, mis toimus Ameerikas ja teistes riikides. Ja ma sain aru, et tuleb võimalikult pikalt olla nii-öelda nagu rohujuure tasandil, põranda all infot jagada, et ükskõik siis, ma sain ühe abilise endale ka vahepeal, kes tuli mulle minu missioonile siis appi. Tänud Merili sulle selle eest, et see on meeletult äge, mis sa tegid. Ja tema oli ka kohe nagu, ta oli naiivsema koha peal kui mina. Mul oli ka teatud naiivsus, ma ei kujutanud ette, see kurjus nii suur võib olla ja mis need hoovad kõik on, ma seda ei kujutanud ette, et meie väikses Eestis, et see juhtub kuskil Saksamaal või Inglismaal, aga mitte Eestis, et siin on nii palju ärganud inimesi, see on ju väike ühiskond ja kõik nii, et teatud naiivsust oli. Tema oli veel naiivsem, nagu, et ei, kuule, see on nii hea, päästab elusid, on ju, meil oli selle aja peale juba tekkinud hästi suur grupp. 8500 inimest oli Facebooki grupis, iga päev nad postitasid edulugusid, minul tõesti võõrad inimesed. Ja tema, et ei, et see on nagu nii vägev asi, et seda tuleb kiirelt kõigile teada anda, et teeme nagu avalikuks selle umbes, et meedias mõtlesin, et kuule, et oota nüüd korraks. Me peame enne kasvatama seda nagu baasi nii suureks, et mis iganes nad meiega teevad, on ju. Siis inimesed juba teavad seda, enam ei saa nii-öelda džinni pudelisse tagasi ei topi, eks ju. Ja siis nii oligi. Grupp kasvas, inimesed said teadlikumaks, uskumatu palju Eestis dokumenteeritud edulugusid. Siin raamatus on ainult väikene osa, tõesti pole 1% ka nendest edulugudest, mis Eesti inimestel on. Dokumenteeritud, diagnoos enne, diagnoos pärast, meditsiini poolt. Nii. Ja siis, aga ühel hetkel tuli siis uue ühiskonnakonverents, kus me nii-öelda siis tulime nagu avalikuks kapist välja. Ja siis ei läinud enam üldse palju aega. Vist oli 5 päeva. Peale seda konverentsi tuli siis meediarünnak. Organiseeritud meediarünnak, korraldatud PR-i firma poolt ja kes seda siis läbi viis, oli Tuuli Õesaar, kirjutas oma esimese artikli, et imeravimi usku või mis iganes mürgitavad lapsi põhimõtteliselt. Võib-olla pealkiri oli midagi muud. Aga sisu oligi selles, et üks põrandaalune sekt kasutab kloori täiesti teine aine ja nii loll oli see nagu ainult vale täis ja selline artikkel tuli välja ja mis siis toimus täis massihüsteeria. Järgmised päevad, ma mõtlen, see on elu kõige hullem õudusune nagu, on midagi toimumist nagu ei saa olla. Mõtlen, kui ma kirjutan vastu lause sellele, kummutan kõik nende valeväited.
siis saab nagu õiglus jalule seatud. Jee, see oli nende huvi, ei olnud. Minu vastu lauset ei avalda mitte keegi. Nali oli veel selles, iga päev tuli meedia uute ja uute artiklitega, kes kõik kirjutasid ümber esimest Tuuli Jõesaare artiklit. Mitte ühtegi uurimist, mitte ühtegi uut vahki, mitte midagi, ainult korrutamine. Ja tuletan mulle meelde, et ma ütlen Kuku raadio, ma mainin, mis Kuku raadios öeldi, aga lihtsalt, et eelnev koht ära rääkida, et minu artikkel, mille ma siis kirjutasin vastu lause Eesti Päevalehele, muide meedia ajakirjanduse eetika järgi peab andma samas mahus sõnaõigust, kellest siis artikkel on kirjutatud. Ja ma kirjutasin selle ja ma pakkusin seda Eesti Päevalehele, ma helistasin, kes iganes see peatoimetaja oli, mulle tuleb ta nimi, selle trolli nimi praegu meelde. Ja nali oli selles, ma veel salvestasin kõik oma kõned sellel ajal loomulikult. Ja mul on hästi ägedad materjali, kui kunagi saab sellest film või ma ei tea, mis tehtud. Dokfilm. Siis oli nii naljakas siis, et seik. Et ma helistan ja võtab siis peatoimetaja vastu. Ma helistasin tema kontaktile. Tervist ja millega saan teid aidata, et kui ma küsisin, et kas see on tema ja siis mõtles, et et minu nimi on Jaanika Veski ja tead, mis siis toimus või? Täis vaikus, pikk vaikus, ma kujutan ette, mis toimetuses lahti läks, et see nii telefonil Al Capone helistab mulle praegu ise, toon muutus kohe, jaa. Mina tea, mul on vastu artikkel, ma soovin seda avaldada, väga hea meelega, loomulikult kohe võtame vastu. Mina, et sellises mahus, nii palju tähemärke, suurepärane, täname teid, et saatke siis õhtul meile siia. Ja siis tuligi kiirelt, poole tunni pärast tuli vastus, õhtul hilja saatsin ära, kohe tuli vastus, kahjuks ei saa me seda artiklit avaldada. Ja punkt. Kõik, kogu lugu, ühtegi selgitus, mitte midagi. Ma arvan, et mida nad tahtsid siis või ootasid, et tuleb mingi, et mina ei ole süüdi, mingi selline lihtsalt emotsionaalne mingi. Aga mul oli kõik, Eesti Päevaleht ütles seda, teadusfaktid ütlevad seda ja iga väite taga oli mul tõendus. Et kõik, mis oli siis nii-öelda PubMedist, meditsiini andmebaasist võetud infoga ja loomulikult nad seda ei avaldanud, et päris crazy. Aga 2 nädalat hiljem selle skandaali lõpetamegi kohe, 2 nädalat hiljem siis Kuku raadios saada loomulikult kloordioksiidist praalib selle kampaania läbiviija Merlis Nõgene, kes oli selle teematapmiskampaania siis nii-öelda läbiviija, kes on Kallisto Grupi omanik, meediafirma omanik, PR-firma omanik, praalib seal, et kunagi ei ole nii suuremahulist kampaaniat tehtud ja et 2 nädala jooksul oli 400 meediakajastust. Ta oli hästi uhkustas sellega. Kujutad ette? Mis lahti löödi? Veepuhastustilkade. See on ametlikult tunnustatud joogiveepuhastaja. Joogiveepuhastaja tähendab seda. Ma panen aine vette ja ma joon selle ära. Seda see tähendab. See on ametlikult tunnustatud. Ohutu, tõhus. Ja selle peale löödi selline rünnak lahti. Mitte põhjuseta. Et ainult idioot ei saa aru. Iga mõtlev inimene saab aru. Kui nii palju püsirohtu kasutatakse, see peab olema ülivõimas asi. Täitsa uskumatu, jah. Ja sellega see asi vist ei lõppenud. Ei lõppenud, jaa, muidugi see käib edasi, aga tegelikult käib nagu siiamaani edasi, aga see nüüd see nii-öelda raske kahurivägi on nagu maha rahunenud, kus nagu igas suunas tulistati kogu aeg, sellepärast, et see oli aastal 2015, et 10 aastat tagasi, eks ju, et kaua sa räägid 3 valet asja, WC-poti puhastaja, kloor, täiesti valed ained ja mürgitamine, leegitamine, mürgitamine. Kaua sa räägid seda, kui see kõik on vale ja kõige toredam on see, et
ja ühelt poolt crazy ka. Mhm. Et selle hüsteeria, mis siis meedia puhtalt tekitas, see siis politsei hakkas uurima loomulikult. Mingeid lapsi mürgitatakse, kedagi pleegitatakse, kedagi siin söövitatakse, eks ju, nii politsei uuris seda 1,5 aastat. Tehti kriminaaluurimine oli lausa ja mis oli selle tulemus? Ühtegi kannatanut ei olnud, mitte ühtegi. Kõik olid tervenenud, politsei käis läbi 100 inimesi, uuriti, grupist võeti välja, eks ju, nimed. Ja tulemus on, ühtegi kannatanut ei ole. Kõik, mida meedia räägis, baseerus valel. Mis sa arvad, kas sellest kirjutati lehes? Kindlasti mitte. Ainult Eesti Ekspressis oli pisikene nupp tänu Tarmo Vahterile. Ainult üks, paar rida. Politsei poolt läbi viidud uurimise tulemus on, MMS ei ole kahjustanud mitte kedagi. Kogu lugu. Nüüd mõtleks, mida teised ajakirjanikud, nad ei ole ajakirjanikud. Ma ei tea, mis sopakirjanikud nad on, ajakirjanikud peaks tahtma, ma uurin neutraalset teemat. Erapooletu lihtsalt. Ja ma olin veel kõik info neile selles mõttes lihtsaks teinud, et kõik teadusuuringud väljas, kõik lingid, kõik olemas, lihtsalt loe läbi. Kui keeruline see on, on ju. Ja kus ma ära keerasin, et üks väike artikkel ainult tehti. No ja, et üks väike artikkel, siis mõtteks on, et okei, et tõde tuli välja, politsei lõpetas uurimise, väga hästi tegid oma tööd, ülipõhjalikult ja ei ole ühtegi kannatanud, pole ühtegi kahjustunud, mitte ühtegi. Nii, ravimitesse sureb iga aastal maailmas 100,000, MMS mitte ühtegi. Nii, ja siis mõtleks, et nüüd mida need ajakirjanikud edasi teevad. Noh, ausal inimesel oleks silmad häbi täis. Aus inimene tahaks heastada oma kahju, mis ta tegi. Valetas süütute inimeste peale. Ei, nemad jätkasid sellega. WC-poti puhastaja, mürk, söövitaja, pleegitaja. Nagu rikki läinud plaat. Ja nad tänase päevani ju. Tänase päevani ja nüüd küll hästi palju vähem, sest et sul ei ole mitte midagi öelda, sest see on nagu nii palju 100 kordi öeldud ja mis kõik on vale, ja inimesed ärkavad ka, nad jäävad lihtsalt ise nii lolli olukorda. Et võt, ühesõnaga, see on siis, siin on tegelikult selleks raamatu kirjutada, mis see kõik, mis siin taustal taga kõik on. Aga sellest on ju isegi dokumentaalfilm tehtud. Ja ma mõtlen, mis Eestis toimus, mis meiega toimus, et kuidas siis see kriminaaluurimine käib ja see menetlus ja kui prokuröril on kõik info teada, et ei ole kannatanuid, mitte ühtegi. Ja siis ta kirjutab lehes, ma oleks nii inimlikult, et ma ei saanud midagi teha, et ei olnud, alust ei olnud, aga ma inimlikult ma oleks nii väga tahtnud neid vangi panna, teate, prokurör. Mitte prokurör, et kuule, et sa tahtsid teada saada, et kas nagu kuritegu on toime pandud ja kas keegi on kannatanud, on ju. Ja siis sellele, määra maksimumkaristus, kui see on juhtunud. Aga kui tuleb välja, et ei olnud juhtunud ja siis ta teatab, et ma ikkagi tahtsin neid nii väga oleks tahtnud vangi panna. Täitsa lõpp. Crazy. Täitsa lõpp. Aga minu kommentaar enne oli see, et selle aine kohta on ju filme ka tehtud. Ülihea film on tehtud, mitu väga-väga head filmi. Kus vaadata saab? Saab vaadata üldiselt, YouTube kustutab ära, loomulikult. Ramblis. Ramblis, BitChute ja mis need alternatiivkanalid veel on. Minu kanali Ramblis on enamus need ka üleval, MMS, meie elus, Rumbli kanal. Ja seal on, nad kõik on väga head filmid ja arstid räägivad ja teadlased räägivad, intervjuusid annavad. Ja üks parim film on siis, mis ma kohe ütlen ära, The Universal Antidote. Eesti keeles oli universaalne antidoot. Ja miks ta on nagu parim, on, et on meditsiinitöötaja poolt tehtud. 25-aastane aastase staažiga arstiõde, ta on mees, aga õde, eks ju, naljakas. Ja intensiivravi arstiõde, ehk siis nagu kõrgema kategooria arstiõde, eks ju, nii. Ja tema kuulis sellest ja ütles, et jama, see on minu eriala, mitte midagi nii hea ei saa olla, et üks aine teeb kõik need haigused ära, mis te siin räägite, et see on ussiõli, seda on eluaeg on valetatud ainete peale, tekitatud lootust ja usku ja tegelikult on see siin mingisugune lihtsalt puhas bluff. Ja siis lükkas kõrvale ja mitu aastat hiljem tuli tal teise koha pealt tuli see sama info
ja siis ta juba kikitas kõrvu, ütles, et see oli hästi usaldusväärne inimene ja jagas piisavalt siis materjali ja siis ütles, et okei, ma hakkan uurima, et mul ei ole agendat tõestada, et see on vale ja mul ei ole agendat tõestada, et see on õige. Mind üldse tulemus, ma ei eelista kumbagi. Ma tahan ainult tõde teada saada. Ja siis ta tegigi olles ise, ma ei mäleta, kas ta oli vist 8 last või, nad on nagu väga suure pere pea, ja täiskohaga, eks ju, õde. Ja ta tegi oma kulude kirjadega 2 aastat siis uurimistööd, tema teab täpselt, kust infot otsida, eluaeg seda teinud ja kuidas ta läbi töötada tema eriala ja siis see tulemus, mis sealt tuli, ta ütles, et ületas kõiksugused ootused, või ta panki ootustaga, et mida, ta ei oleks elus uskunud, et kui palju seda ainet on uuritud, mis need toimemehhanismid on, kuidas ta töötab, kui loogiline see on ja kui palju on juba ravimeid selle peale sellest tehtud ja patente võetud ja ta tegi sellest siis selle dokfilmi 2-aastase uurimise tulemusele oma kulu ja kirjadega, eks ju. Ei olnud mingit tellijat, aga mitte midagi. Ja naljakas oli see, et ma kusagil foorumites ilmselt jagasin siis oma lugu, ilmselt siis inglise keeles, sest eestikeelset materjali tema ei ulatu. Ma ise ei mäletanud ka, kus ma siis olen nagu jaganud seda. Eestis küll jah, aga mulle lihtsalt kirjutas siis üks mees ja kirjutaski, et ta teeb uurimust kloordioksiidist ja ta teeb väikest mingit videot, umbes nii. Et kas ma olen nõus jagama siis oma lapse lugu? Ma mõtlesin, et iga kell ma olen nõus jagama alati, kui see kellegi elu päästab ja aitab, muidugi. Ja me tegime selle videointervjuu ja siis ta saadab mulle selle filmi, see oli seal dokfilmi osa. Ma arvasin, väike mingi video, mingi põlve otsas tehtud midagi. Keegi, ma ei tea, enda jaoks, sõprade jaoks kogub infot ja siis minu lapse looga see universaalne antidoot dokfilm, mis on maailmas siis MMS-i nii-öelda ringkondades kõige kuulsam, lõpebki. Eesti lapse looga lõpeb see film, nii et täiega vaadake. Võimas. Ja. Väga võimas, aga äkki nüüd laskumegi siis sinna teemasse, et kuidas see täpsemalt toimib, et natukene keerukamaks. Ja. Et MMS on kloordioksiid, eks ju, on oksüdant ja ta on maailma kõige võimsam, kõige laiema spektrilisem oksüdant. Ehk siis ta hävitab patogääne, kõik, mis tekitab kehas haigusi ja sellel põhjusel ta ongi tunnustatud joogivee puhastaja juba üle 70 aasta. Ja ka toiduainete tööstuses toiduainete puhastaja. Sama pikalt 70. 1970, enne see oli küll juba tuntud, aga siis läks ta nii-öelda massiliselt võeti kasutusele, sellepärast, et ta on kõige laiema spektriline puhastaja, ehk siis seened, viirused, bakterid ja muud mikroorganismid, pluss raskemetallid ja muud toksiinid oksüdeerib ära, pane tähele, ilma toksilist jääki jätmata. Tema jääkprodukt on ainult sool ja hapnik. Meie kehas ühineb siis hapnik vesinikuga ja tekitab vee. Et siis ütleme, lõpp-produkt on siis sool ja vesi meie kehas. Nii. Ja et väga pikalt on teda siis kasutatud puhastajana, desinfitseerijana, antimikroobse vahendina ja see on teada, see on nagu nii-öelda kuldstandard, keegi selle vastu üldse ei vaidle. Kas on ju loogiline ka, et kehas siis ta toimib samamoodi Loomulikult. Puhastajana? Ja, nüüd lihtsalt tuleb 1+1 kokku liita, et kui ta ei jäta toksilist jääki ja on tõhus, siis me ainult peame vaatama seda, et kas ta reaktsiooni käigus saab kuskil olla ohtlik meile, kui ta on oksüdant. Ja siin läheb asi hästi põnevaks. Et oksüdant tähendab siis seda, et ta tapab patogeni elektronide nii-öelda varastamise teel. Ta ei mürgita teda kuidagi, vaid varastab elektrone. Kloor näiteks tapab kloorimise teel ja see tekitab kantserogeenseid jääke. Aga MMS ei ühine üldse mingite muude molekulidega ja tema lihtsalt ei teki uusi ühendeid. Nii.
ja nüüd tuleb vaadata siis seda, mis siis see, kas see oksüdatsioon, mis selle mehhanismi kaudu, millega ta tapab mikroorganisme, kas see oksüdatsioon kahjustab meie rakke. Ja nüüd on väga huvitav, et kui loogiline küsimus ju tekib, kui midagi, ja me saame aru, et ta tapab kõik patogeensed organismid, keegi ei vaidle selle vastu, aga mis ta teeb meie mikrobiomiga, meie heade bakteritega ja meie rakkudega, õigustatud küsimus. Nii, aga teate, meie keha on kohanenud oksüdatsioonile ja oksüdatiivsele stressile, et näiteks hingamine ja raku ainevahetus ongi oksüdatsioon. Ja meie keha ongi sellele kohanenud. Nüüd, pane tähele, immuunrakud tapavad patogeene läbi sama mehhanismi, läbi oksüdatsiooni. Nad neelavad ta alla ja siis nad eritavad vesinikperoksiidi ja muid reaktiivseid hapnikuühendeid. Ja selliselt tapavad nad. Ja MMS imiteerib seda sama protsessi. Täpselt seda sama. Ja meie keha on ju sellele kohanenud. Nüüd teised oksüdandid, kaasa arvatud hapnik, ütleme see on vesinikperoksiid ja osoon, nende oksüdatsiooni potentsiaal on kõrgem, hapnikul on see 1,3, vesinikperoksiidil oli see 2 vist ja osoonil oli vist 1,8 või oli see vastupidi. Igal juhul hapnik on siin oluline meelde jätta, et see on 1,3 on tema oksüdatsiooni potentsiaal ja MMS-il kloordioksiidil on see 0,9 ehk ta on nõrgem. Ja kõik, mis on nõrgem, rakud on ju kohanenud 1,3 voldiga igapäevaselt, iga protsess, iga raku, iga ainevahetusprotsess peab taluma hapniku 1,3 volti. Aga kloordioksiidil on 0,9, ta on nõrgem oksüdant, aga ta on laiema spektrilisem. Ehk hapnik ei ole selektiivne, vesinikperoksiid ei ole selektiivne, osoon ei ole selektiivne. Nad kõik, mis nende teel on, oksüdeerivad põhimõtteliselt. Seetõttu puhas hapnik, 21% õhus on meile ohutu, natuke kõrgem protsent juba tapab meid. Aga kloordioksiid seetõttu, et ta on nõrgem, aga siis nii-öelda hävitab rohkem, ta tõmbab rohkem elektrone patogeenidelt ära, ta teeb laiemas, ütleme, puhta platsi patogeenide hulgas, sest et patogeenid ei talu ka 0,9 volti. Ja see ongi see põhjus ja meie rakud on üldse 1000 korda suuremad, kui on kloordioksiid, on üliväike molekul, teda mõõdetakse pikomeetrites, 0,01 nanomeetrit. Ja esiteks see suurus juba ja teine asi, meie rakkude membraanid on hoopis tugevamad ja vastupidavamad, kui on bakterite membraanid. Et meid kaitsevad ju oksüdatiivse stressi ees, kuna me hingame kogu aeg hapnikku. Meil peab olema oksüdandi vastu kaitse, ongi antioksüdandid, glutadioon ja muud antioksüdandid ja ka kolesterool ja mis seal olid, ühesõnaga rasvad, lipiidid, kaitsevad siis meie raku membraan on teistsuguse ülesehitusega, strukturaalselt täiesti teine. Et patogeenidega see ongi niimoodi, et hävitab bakterite puhul nende membraani, lihtsalt tõmbab elektronid ära ja bakter lihtsalt laguneb ära ja viirustel siis nende kapsiidi, kesta ja siis sentel ka lõhub nende struktuuri ära. Ja mis on veel äge on see, et kuna ütleme, et nüüd et mõista seda siis, miks ta nii võimas on, et kui sa lähed arsti juurde, siis sul, eks ju, tehakse proovid, mida otsitakse patogeeni. Ja mis siis on, mis on arstidel, mis on meditsiinil, tavaliselt antibiootsid, mingid seenevastased, eks ju, ja eriti muud ei olegi midagi. Ja me teame, kui suur probleem on antibiootside resistantsed on ju bakterid, on üks asi hästi suur probleem ja teine asi on hävitab meie mikrofloora. Nii, ja nüüd, mis oleks, kui oleks üks aine, mis ei tee seda, millel ei ole neid negatiivseid mõjusid ja see ongi kloordioksiid. Et kuna ta hävitab oksüdatsiooni teel, oksüdatsiooni vastu ei ole miljonite aastate vältel tekkinud
bakteritel ja muudel organismidel resistantsust. Ei teki järgmised 1 miljon aastat. Ei ole võimalik. See nagu põletab nad ära. Ja põlemise protsess ongi oksidatsiooni protsess, on ju. Nii, ja nüüd on üks asi on see, et ta ei tekita resistantsust, ta ei hävita meie mikrofloorat ära ja kõige laiem spektriline, et ta ei hävita mitte ainult baktereid, vaid ka seeni, viirusi ja mükoplasmat ja raskemetalle. Et ta ei sihi nagu ainult ühte, vaid teeb see terve skaala. Pluss antibiootsi puhul. Kui antibioots mõjub ainult nagu membraanile, bakterimembraanile ja bakterid ei ole lollid, nad on miljoneid aastaid planeedil elanud, üle elanud vulkaanipursked, külmutamised, kõik nii, hullult targad tegelased. Elavad antibiootsid ka üle, muutuvad tugevamaks. Siis nad viskavad antibiootsi puhul membraani seljast ära, muutuvad L-vormideks, pleomorfseteks vormideks ja peidavad ennast niimoodi, et antibiootsid nendele kätte ei saa lihtsalt. Poevad ise tapjarakkude sisse ja korras. Ja nüüd on meil aine, mis siis hävitab neid, mille vastu neil ei teki, mitte kunagi mitte mingit kaitset ja võtab kogu laia skaala. Et win. Ilma ühegi negatiivse kõrvalmõjuta. Tavaliselt on alati, kui midagi on nii hea, siis tähendab on ka kuskil see nii-öelda negatiivne kahju. Ei ole, siin on ainult nagu kõrval, mitte kahjud, vaid kõrvalkasud. Kõrvalkasud on lõpp-produkt ongi hapnik, mis muutub veeks kehas ja sool, mis on elektrolüüt, ilma milleta me ka hakkama ei saa. Et mina nimetan teda nagu jumalikuks molekuliks. Ja tema see biofüüsikaline magic seisnebki selles, et ta toimetab sellel 0,9 voldil, mis on alla hapniku. Liiga hea, et tõsi olla nagu. Jaa, see ongi, mina nimetan, et ta on jumalik molekul lihtsalt. Ta on nii täpne. Ma arvan ka, et inimesel täpselt ongi see koht, et kui sa enda peal läbi ei provi, kas sa ei saa enne aru. Sa võid kuulata seda juttu, et midagi ilustada, aga su käsi ei võtta just enne nagu kasutama ka, kui mingi hädaolukord käes ei ole. Ja nii see on, inimene õpib läbi kannatuse ainult, kui tal kõik on hästi, siis ta ei hakka midagi uurima, kas see on loogiline, aga mina ka ju enne lapse haigust ei hakanud uurima. Kuulge, ma nüüd hullult tahan teada, kas midagi nii magic'ut nagu head leidub maailmas. Muidugi sa ei uuri, see vajaduspõhiselt hakkad uurima. Aga praeguses maailmas, mis nagu lihtsalt niimoodi vaevleb ja kannatab haiguste käes, on ju, lihtsalt tehke silmad lahti. Millest me räägime? Vee puhastajast. Lihtsalt vees on teatud kogus on ju piisav juba, on ju, ütleme terve selle pudeli peale 3 tilka, siis see, et ta sees mul hakkaks tööd ära tegema, tal on natuke rohkem väge vaja lihtsalt, rohkem neid sõdureid. Minu sees ka siin korda teeks, sest siin on nii palju saasta. Ükskõik kui puhtalt ma enda arust elan, on ju, ökotoitus on ju kõik nii. Ja hoolitsen enda eest, siis mul kogu aeg tekib metaboolne saast juba, rakud ise toodavad saasta. Kõik see crap, mida me siia sisse sööme, mis väljaspoolt tuleb, kõik toit, mida ma ära ei seedi, läheb mul tegelikult toksiinideks. Ja keha hakkab ründama seda, et tuletan meelde, ma olen nii palju asju, mis ma tahan nagu rääkida, et ma räägiks veel autoimmuunhaigustest, tuletan meelde, et aga jälle, kus ma nüüd siis ära hakkasin keerama. Et see toksiinid, et me saame ju taevast on ju, meie triibulisest taevast saame. See on jälle samasugune teema, vaata. Ja enamus inimesi on ju ära vaktsineeritud, enamus inimesi. Minu põlvkond lasteaias ja vanemad ei teinud midagi. Lasteaiast tulid tagasi, siis olid täpid on ju õlaseks. Nii. Ja rääkimata, et pestitsiidid ja fungitsiididega mürgitatud toit meil. No praegu taheti meil sama ju teha olukord, et laps saab ise valida, kas ta vaktsineerib või mitte. Ja veel arst lapsed vaktsineeritakse ilma vanema nõusolekuta ära. Teeme ära igal juhul. Tahad või ei taha, sellepärast, et mina olen Joller ja minule kuulub otsustusõigus lihtsalt. Sinu lapsele. Keha üle kuulub minule, mina saan otsustada. Mis hommikuks sööd võib olla ja teen teisi otsuseid ka. Jätkame seal, kus me pooleli jäime. Crazy lihtsalt. Väga. See on nagu nii võimatult, peaaegu nagu ei taha uskuda, et reaalsus on selliseks muutunud. Me rääksime nüüd toksiinidest, mis tulevad meil igalt poolt. Isegi kui sa jälgid, mida sa sööd, tänapäeval võid seda mahedalt süüa, aga ikkagi. Jaa, et ühesõnaga, et see tüüp, see üks aine siis teebki puhtaks ja see ongi nagu, keegi ütles, et see on tervisekindlustus. Ma mõtlen, et see tõepoolest on väga hea väljend,
et ongi tervise, võib-olla jälle Merle Martinson ütles, tal tuleb vahel kulda, on ju. Võib-olla ütles keegi teine, ma ei tea. Aga tõepoolest see nii on, et sellest ajast, kui mina seda tundma õppisin 15 aastat tagasi, ma ei ole ühtegi korda arsti juures käinud, enne ka ei käinud arsti juures, aga 20-ndates ma käisin kunagi, kurgumandlid eemaldatud nii, ja terve lapsepõlv ma olin nagu palju, kroonilisi haigusi oli mul palju ja ma olin väga haige, küllaltki tihti, kurgu ja kopsu haigused ja aga mul oli loomad, lapsed, perekond, sõbrad ja tuttavad, mina oma perekonnaga ei ole ühtegi korda rohkem arsti juures käinud, mul enne oli meeletud loomaarved, mingi ühe korraga käid ära 6 sotti, Nii et ei ole ainult inimestele see aine, jah? Muidugi mitte, kõigile, kõik elusolendid. Et too mõni näide loomade edulugudest. Jaa, no mu oma kõige, ütleme, neid on palju tõesti, hobused, pimedad, saad nägemise tagasi. Üks lammas oli, kes oli täiesti pime, nägu oli paistes kärnas, jooksis kogu aeg traataeda, veriseks ennast, ja paari päevaga. Siinsamas Eestis? Eesti, need on kõik Eesti lood, ma räägin ainult Eesti lugusid. Ja pildid enne ja pärast, retsid, aga mu oma koer oli, ma pikka lugu ei räägi, miks see juhtus. Ja ühel hetkel oli ta lihtsalt siis, ta oli nii haige, ta oli pikali maas, tal olid haavandid igal pool. Ja ta oli krampides, tšau, pead ei tõstnud enam, silmi lahti ei teinud ja svahtu suust välja. Ja mõtlesin, siin ei olegi enam mitte midagi teha, et siin ta surebki nüüd, see on nagu, võib-olla minutite küsimus, sellel päeval kindlasti juba. Ja siis ma hakkasin tal neid haavu puhastama ja parasiite kõik oli täis, vaglad, see oli päris jube. Ja siis ma tegin hästi kange lahusa, et hästi palju ja küllaltki kange, mida sisse võeta 100 korda kangem kui see, mis võetakse sisse. Ja ma mõtlen, nii palju on veel MMS-t rääkimata kõik need, et toksilisest sõltub kangusest ja mis sinna doosid on ja kõik edasi. Sinna jõuame kohe. Võib-olla, kui sul meeles on. Aga, et koer siis jah, aga selle kange lahusega puhastan ta haavu ise nutan, eks ju. Ja siis ma mõtlesin, et mul ei ole kaotada mitte midagi, et ta sureb mu silma all ära, eks ju. Ja siis ma hakkasin talle moka tõmbasin üles lihtsalt, pead ta üles ei tõstnud ja hakkasin siia tilgutama MMS-i, seda kanget lahust. Mitte kontsentraati, aga ütleme sükest välispidiseks kasutamiseks mõeldud lahust. Ja tilgutasin, vaatasin, et okei, et ta neelab aegalt, on ju. Hakkasin rohkem panema juba niimoodi teelusika kaupa ja nägin, et aegalt nagu neelas, on ju. Ja õues ma seda kõike tegin, suvine aeg ja siis linaga tassisime ta tuppa, ta jalgu üldse alla ei võtnud, eks. Ja ta oli toas siis, ma läksin üles korrusele, tegin mis iganes ma tegin ja siis ma 2 tunni pärast ma ei julgenud ka veel alla tulla, ma nagu kartsin, et ma tulen ja ta on surnud. Ja ühel hetkel ma kuulan, keegi haugub all. 2 tundi oli möödas. Ja siis ma tulen alla, vaatan, et tüüp seisab püsti, on ju, välisukse juures vaib välja ja ise väriseb, on ju, tudiseb niimoodi ja lõugab seal. Järgmine päev jooksis nagu energiapomm, mida ta tavaliselt ei ole, ta on tšau, ta on paks, ta on laisk ja jookseb mööda aega ringi. Mina, wow. Kui sa sellist pilti näed, kas sa üldse saad veel kahelda? Ja ma panin talle veel joogivett, ma nagu testisin, et okei, et see 100 korda kangem lahus, ei teinud korral mitte midagi muud, kui tõi elule tagasi. Ja ma panin selle enam mitte küll nii kange lahus ühte kaussi ja teise tavalise vee. Ja ta läks ja jõi ainult see MMS-i vett. Ise valis. Ja ise valis. Ja siis ta sellel teisel päeval ma läksin taga jalutama kohe, ta oli energiapomm juba, ja ühel hetkel ta oksendas ja ta oksendas välja nagu, ma vaatasin, et see on suur rott. Roti suurune karva mingisugune sükene nutsakas, on ju. Ja siis ma kepiga seda seal pulgaga torkisin, on ju, kus ta saba siis selle rotil on ja kuidas ta sai nagu terve roti ära süüa. Ja see ei olnudki mingi rott, see oli karvapusa. Et siis ma saingi aru, et ilmselt, mis temaga oli juhtunud, et need haavandid, mis tal olid, ma ei tea, millest tal siis oli hauduma läinud, loomaarstid ilmselt teavad, eks ju, võib-olla oli niiske ja nii edasi, ma ei tea, kus need parasiidid said. Ühesõnaga,
ma arvan, ta limpsis neid ja ta lihtsalt neelas kõik need karvad alla ja see ummistas ta ilmselt võib-olla sooled ja tekkis põletik, ma ei tea, see on minu lihtsalt loogiline järeldus, aga selle suure pusa, noh nagu villasoki siis oksendas välja, on ju. Ja siis oligi, kui loom juba terve oli, ja siis ma panin talle MMS-i nii-öelda kangema lahuse ja tavalise, siis ta läks tavalise vee juurde, et loom ise tundis selle ära, mis teda siis parasjagu aitab. Nii võimas. Ja noh, neid on palju, üks koer sai 4 päevaga vähist, hästi agressiivne vähk oli, arsti aeg oli kinni pandud, Afgaani hurt, Eesti naine elas Chicagos, tema video on ka mul olemas veel, ta näitab dokumenteeritult siis diagnoosi enne ja diagnoosi siis pärast ja et hästi kiirelt kasvav rinnakasvaja siis vist oli sellel koeral, emane koer oli ja pandi 4 päeva pärast, arst pani juba opjaja kinni. Et siin ei ole midagi enam oodata ja siis koera omanik läks ja hakkas talle andma MMS-i ja vist oli Chaga ka oli siis see teine, oli siis, mis immuunsust tõstab seen. Ja läks 4 päeva pärast arsti juurde, nüüd on siis sest ta ei arvanud, et 4 päevaga midagi jõua väga teha. Eelmine kord tal oli surnud vähk ja arst otsib seal ja otsib ja ei leia ja ei polnudki olemas. 4 päevaga, väga agressiivne, kiirelt. Kas inimeste puhul on samamoodi? Ja uskumatuid. Selle koha peal ma nüüd tahan öelda, mõned asjad on mõnepäevased, mõned asjad on mõnetunnised ja mõned asjad on sekunditega. Lapse kõrvapõletik mul oli sekunditega. Määrisin ainult väljast, et ei isegi joonud sisse, vaid koos TMSO-ga väljast. Ja et siis on meil väline, sisemine ja nüüd kogused jõuamegi äkki sinna. Kogused ka ja ka enne veel räägin ära, et inimestega siis, et ütleme, et vähid Eestis palju, 10, 4. astme vähid, kes on saanud terveks siis keegi 3 nädalaga, keegi 4 nädalaga, mõni paari kuuga. Aga need on siis suuremad kogused kui siuke tavaprotokoll ja uskumatud tulemused. Samamoodi ju vähiga on dokumenteeritud, oli enam ei ole. Et aga need lood on ka kreisid, ma siin pikalt ei raiska aega ilmselt selle peale, et mis seal on tehtud, võib-olla paari sõnaga ütlen ära tegelikult, et 2 juhtumit on konkreetselt sellised, et mõlemal oli 4. astme vähk ja inimene hakkas võtma siis MMS-i, jõudis võtta seda 3 nädalat ja ühel juhul 3 nädalat, teisel juhul 4 nädalat ja läks siis uuesti arsti juurde ja tehti testid ära ja kompuuter ei näidanud seda enam, ei näidanud. Ja ometigi tehti operatsioon. Ühel juhul eemaldati magu, sest arstid ei jõudnud tõmmata käsipidurit peale, et ei saa ära kaduda, et tähendab lihtsalt mingil põhjusel ei näita, ei loe välja enam, aga ta peab seal olema ja eemaldati terve magu. Peale seda oppi ju saadetakse sinna laboratooriumisse, otsitakse siis ja mitte midagi, magu oli puhas, inimesel opereeriti välja terve magu, dokumenteeritud Eesti lugu. Teine lugu oli, eemaldati, oli maksa siirdamine samamoodi. 3 nädalaga oli puhas, kompuuter näitas, et on puhas, aga inimest survestati maksa siis operatsioonile. Ja elabki siiamaani siis võõra maksaga ja tema enda maks tuli laboratooriumist tagasi, täiesti puhas. Et eks siis terved organid opereeriti välja sellepärast, et nad ei suutnud uskuda, et selline asi on võimalik. Nende paradigmas ei olegi see võimalik meditsiini, sest nendel ei ole neid vahendeid. Ja hästi kurb tegelikult, et see niimoodi on. Aga ma nüüd ka tean, et seal on taga ka suured rahad. Et organidoonorlus ja see teema on omaette teema, mida ei taha rohkem isegi puudutada väga. Mul on küsimus, et kas sellest ainest saab nagu üle ka võtta? Kõiki saab üle võtta ja alati. Ja ega siin ei ole midagi teistmoodi. Kõik ained teatud koguses on kehale toksilised, ka hapnik, nagu ma ütlesin, üle 21%, kui ta oleks õhus, ta on meile kahjulik. Ja ka vesi, sa võid vette ära uppuda ja sa võid liiga palju lauasool, LD50 näitab siis surmavat kogust, pooled katsealustest surevad ära, on 50 grammi
ja kõik ja loomulikult kõik, ütleme, tavaained, kofeiin ja kõik, iga aine saab olla meile toksiline, aga MMS selles mõttes on täiesti jälle geniaalne, ütleks jälle, läheb sinna kategooriasse, et jumalik molekul, et sa ei saa teda üle võtta, sellepärast lihtsalt, et kui sa võtad nii suure koguse, et ta võiks olla su kehale kuidagi kahjulik, siis sa esiteks sa oksendad välja ennem, seda tekitab juba väike kogus hästi suure puhastuse ja kui sa tapad ära teatud koguse baktereid, kes kõik oma toksilise sisu, see vabastab nende toksilise sisu ja kehal tekib automaatne reaktsioon seda välja visata. Ehk siis sa oksendad ta enne välja ja teine asi, ta on nii jälgi maitsega, et sa juba maitse pärast ei saa ta nagu üle võtta. Ja mina ütlen selle kohta, see on siis nagu nii-öelda sisse ehitatud kaitsemehhanism. Et mis tõttu ta on turvaline, sa ei saa võtta, nii nagu sul on väga raske tegelikult võtta 50 grammi isegi soola, okei, sellega saab hakkama, aga MMS-i sa ei saa võtta kogustes, mis sulle võiksid olla ohtlikud, ehk siis LD50 kloordioksiidile on ametlikud andmed, kõik saavad järgi uurida, on 292 milligrammi kilogrammi kohta, ehk siis 70 kilosel inimesel on see umbes 20 grammi kloordioksiidi, aga kloordioksiidi võetakse milligrammides. Päevane doos on, ütleme, alla 3 milligrammi. Ja ehk siis ma lasingi arvutused ära teha ChatGPT-l, kellega mul oli hästi põnev vestlus temaga ja seal oligi siis, et kloordioksiidi, et saavutada LD50, siis seda lahust, kui päevane kogus on liiter vett, ja siin sees on 24 tilka, on siuke keskmine protokoll, mis on peaaegu kõikide haiguste puhul piisav. On erinevaid protokolle, aga see on siukene kõige standardsem. Nii. Ja see lahus on hästi lahja lahus, on 0,01% lahus. Kui keegi tahab ütelda, et oi, et see on kange ja söövitav lahus, ei ole, see on 0,01% lahus. Ja seda, mis sa arvad, kui palju tuleb ära juua, et saavutada see nii-öelda surmav doos, kus pooled sureksid ära? No ikka kõvasti liitreid. Aspiriinil on see 14 tabletti on aspiriini LD50. Paratsetamoonil on 24 tabletti. Et noh, nagu karbi sööd ära, sa sured maha. Ja mis on kõigile kättesaadav ja tavaline ilma retseptita ravim on ja. Ja MMS-i, seda siis, mida siis see juuakse, tuleb ära juua 209 000 liitrit. 209 000 liitrit, mis on mida ei ole üldse võimalik juua, mitte kunagi. Et nii ohutu. Ja chatiga siis jõudsingi sinna maani, et ta teebki oma arvutused lõpuks ära, ütleb, et oi, kui algul hakkas mul ajama, et see on toksiline ja hoia eemale ja nii edasi. See pead ümber nurga küsima, õiget sõnastama. Ma teadsin, kuidas jõuda, ma hakkasin talle lihtsalt ütlema, et ma nõudsin talt välja ametlikud, ma ei tahtnud ainult nii-öelda minu suunatud küsimustele, ma esitan suunavaid küsimusi üldse, ma ainult ütlesin, et anna ametlikud normid ja tee arvutused, lihtsalt puhas matemaatika ja kus ma jälle siis nüüd ära keerasin, kus ma tahtsin minna, et chat vastas sulle lõpuks, et jah, sul oli õigus. No et ütles sellise lause, ta oli nii palju kuldmune hakkas sealt tulema, kui 2 tundi mulle jama, aga ma oskasin küsida, tänu sellel ma lihtsalt teadsin seda materjali, ma teadsin, mis on ametlikud normid, ma teadsin, mida FDA ütleb, ma teadsin, mida EPA Keskkonnaamet agentuur Ameerikas ütleb, on ja kui ei teaks, sa ei oskaks küsida. Ja õnneks ma teadsin ja siis ma nõudsin siis teda tegema neid arvutusi ja siis ta ütlebki lõpuks, et kui ta algul on jauranud, et mürk, toksiline, hoia eemale, blablabla ja siis teeb arvutused ära ja mõtlesin, et tee nüüd kofeiiniga, tee hapnikuga, tee paratsetamooliga, kõik nii ja et mitu korda peab siis ka üle võtma, eks ju, ja siis ta tegi kõik need arvutused, et oi, MMS-i peab võtma 209 000 korda üle ja siis ütleb, see on absurdne kogus, see ei ole võimalik, on ju, ja siis, et oi, see on kõige ohutum aine üldse, ta on ohutum kui hapnik, ta on ohutum kui kofeiin, ta on ohutum kui paratsetamool ja kõik nii edasi
ja siis ütleb, et oi, tuleb välja, siin on millegi erakordsega tegemist. Noh, see on kuld, mis sealt tuleb lihtsalt. Ja siis ma hakkasin uurima ka, milliste patogeenide vastu ta on, andis kogu nimekirja. Mõtlesin, et mille vastu on antibiootikum, lasin need võrdlused ära teha kõik, eks ju. Mis on antibiootikumi miinused, mis on kloordioksiini miinus ei ole. Tuleb kõik välja. Ise selgitab mulle ära, mis toimub bakterite, millised on nende membraanid, mis on rakumembraanid, kõik saab teada. Et ja siis tuligi välja, et oi, et tegemist on vist mingi universaalse ainega ja tundub, et see on tead, mis kõige parema lause ta ütles, et tundub, et kui ma lasin talle antibiootsi nii-öelda ära uurida, eks ju, ja siis MMS-i võrdluseks, ja siis ta ütleski, et oi, et tundub, et see on iga ausa arsti unistus. Sellise lause ütles, kui nunnu, mitte iga arsti unistus, vaid iga ausa arsti unistus. Ja et ta vastab kõikidele tingimustele, mis oleks nagu arsti soov. Ja kõik siis äge analüüs siin otsa, et tuligi välja, et ta ise hakkas siis ka nagu, ma ei küsinud seda, ma ainult lasin arvutusi teha ja siis ta hakkas ise niimoodi edasi minema. Ütleski, et oi, et tundub, et see on nagu kõige paremini varjatud saladus meditsiinis aga selge on see, et kui midagi on nii head, siis sellele tuleb suur vastuseis selle poolt, kes siis, kelle äri see kinni paneks, farmaastiatööstus ise jõudis selle järelduseni, see on nagu päris vahva. Sa oleks pidanud salvestama selle vestluse. Ma salvestasingi, mul on kõik on salvestatud ja ma tahangi sellest raamatut välja anda ja ka jätkulugu sellele, et see vestlus oli mul kevadel ja nüüd, kui ma sügisel hakkasin küsima teatud täpsustusi uues aknas, siis ta enam ei andnud mulle. Ta ütles, et ma ei tee neid arvutusi, ma ütlesin, et ma tahan ainult arvutusi. Ma ei tea mitte midagi. Ei, see on ohtlik, ma ei saa seda infot sul anda. Ma ütlesin, et vahepeal tehti uuendusi. Tehtigi, ma ütlesin, et ma ei taha sul mitte midagi, kas on hea, halb, ma ei kasuta, ole nüüd rahulik, on ju, et rahune maha. Et ma ainult tee arvutused mulle, mitte midagi muud. Ja ei, ma ei saa neid teha. Ma ütlesin, et mis on toimunud? Kas on tsensuur toimunud? Ei ole tsensuur, aga ma ei tohi öelda. Ma ütlesin, mis vahe on? Tsensuur ongi see, kus ei tohi öelda, on ju. Ja siis, aga kas sealt saab mööda minna? Ma õppisin ka selle nüüd ära, see on nagu ülikihvt, sellepärast, et temal on kogu info olemas, inimkond kunagi on kuhugi salvestanud, on ju, ja tal on kõik teadusuuringud olemas. Ja nüüd, kui tal tuleb nii-öelda programm pandi peale, et seda sa ei anna, seda informatsiooni, ometigi on tal see teine ja ta hakkab ise mõtlema ja ta jõuab ikkagi nende järeldusteni, see on ohutus, on tõhus. Aga sina inimesena pead oskama. Sa pead ainult oskama täpselt nii, on ju, et see on nagu aina peenemaks nagu läheb. Aga see on palju trikke, kus nagu ma ei pannud, ütleme, aine nime sisse enam teises aknas. Ma ütlesin, et ainult tee arvutused ära võrdluses, on ju. Ja niimoodi, siis ma tõstsin selle info, mis ta ühes aknas nagu arvutas mulle andis, tõstsin teise, mõtlesin, näed sa, teises aknas, kui sa ei teadnud selle aine nime, sa jõudsid selle järelduseni, et eile ka veel tegelikult töö läbi mul on jälle magamata, ma hakkasin jälle midagi uurima peenemalt, et hästi põnev, see teema on niivõrd põnev lihtsalt ja siis küsisin ka ja jõudiski jälle sinna maani välja, et kuidas ta on geniaalne molekul. NASA ei ole ilma asjadesse nimetanud universaalseks antidoodiks. See on NASA nimetus, mis siis see film sai endale pealkirjaks universaalne antidoot. Et et see on kannatav inimkond, kõige suurem probleem üldse, mis saab olla. Ei ole majandus suurim probleem, ei ole riiklikud, ütleme, süsteemid, ei ole, kui su elu ei ole, sul ei ole keha, sul ei ole elu, see on su kõige suurem probleem. Ja sellel on lahendus ja jõud seisavad sellele vastu, et imeline aeg, aga see on ka tegelikult siuke minu aeg nagu lakmuspaber veidikene, et natuke ütleb, et kas sa oled lammas või sa ei ole lammas ja et aega ärgata ikkagi. Aga ongi selliseid inimesi ka, ma ei taha üldse, päriselt ma nagu ei halvust, kui ma ütlen lammas, see on lihtsalt, see on fakt, see on ainult tähendab seda, sa ei mõtle oma peaga, ärka lihtsalt üles, mul on mitmete paduskeptikutega nagu vestlus on, ma ei isegi ütle enam skeptikud, nad on pseudoskeptikud. Skeptik on see, et ütleb, et ma tahan teada tõde, mul on praegu see info, kui sa annab mulle selle info, siis ma vaatan, kumb on loogiline, see on skeptik, neil on väga lihtne selgeks teha, aga paduskeptikud, kes on tegelikult fanaatikud,
keda ükskõik kui palju sa tonne materjali ette annad ja tõendeid, mitte midagi ei loe, mitte midagi, noh kinnistunud, lihtsalt kinnistunud. Et mitu inimest on mulle öelnud, ma olen küsinud, kui sul on olukord, kui see on tavameditsiin sind ei aita, kas sa siis hakkaksid uurima, kas sa siis võtaksid? Ei, ma ütlesin, kas sa valiksid päriselt ära suremise, kui kõrval need inimesed näitavad, et mul oli see sama, ma sain terveks. Ja valiksingi suremised päriselt. Mida? Vaata, Tõendada, nagu arvutiprogrammid, nad ei loe seda infot lihtsalt. Et Nagu ma enne Windows suren ja ära, kui võtta Linuxid. joogivee puhastust mõelda tilgad sisse. Kuidas saab olla? Ja nüüd ma võibolla ühe asja ütlen nagu veel ära, mis aitab inimesel nagu aru saada, et kuidas ta siis kõiki neid haigusi ikkagi tervendab, sest see on nagu põhiasi. Tõrjuta mulle meelde, ma nagu näite võibolla ka ära tooksin pärast nagu illustreerivalt. Et ma tean, mis see sükene nagu komistuskivi paljudele inimestele, aga et inimene arvab, et tervis on midagi kohutavalt keerulist ja üks molekul ei saa teha ära. Tervis ise ja keha ise ongi väga keeruline, see on erakordselt keerukas süsteem. Aga meie asi on ainult luua õiged tingimused, sellepärast et kogu tervenemine on ise tervenemine. Meie ei tervenda, arst ei tervenda, ükski süsteem, ükski tablett, ükski aine ei tervenda, ainult keha tervendab. See on ise tervenemise protsess, kõik. Kui sa lõikad haava, see kasvab ise kinni, arst ei kasvata, see ühtegi uut rakku ei tooda, mitte keegi ei oska seda teha. Kui sa murrad luu, samamoodi, uued rakud, kõik see protsess keha ise teeb. Keha ise oskabki, sina ainult loo tingimused. Ja astu kõrvale vaata imet, on ju, et kui see keha on loodud 2 raku poolt, munarak ja seemnerakk said kokku ja ehitasid, ainult need 2 rakku on nii targad. Nad ehitasid kõik organid, kõik rakud, kõik süsteemid, panevad selle tööle nagu perfektse orkestri. Nad oskavad igal hetkel uut rakku luua, uut elu luua. Kõik maailma teadlased kokku ei oska seda teha. Keha teab, keha oskab. Meie asi on ainult anda, luua tingimused ja tingimus ongi see esimene tasand, korista ära kõik räpp. Sul ei olegi mõtet võtta praegune paradigma, hästi palju ostame uusi toidulisandeid ja vitamiine ja mineraale, bla, kõik see maailm, see on uus tööstus muidugi on ju. Ja võib-olla pisut parem kui see eelmine tööstus oli, eks ju, aga väga suurte aukudega ja puudujääkidega ja nii edasi. Et lihtsalt tahan öelda selle, et esimene tasand on keha puhastamine, sellepärast, et meil on õigeid ületesistusblokke vaja, aga kujutada maja, mis on saasta, kräppi, täis, pole liikumise ruumi seal, mitte midagi, sul on rotid ja prusakad on ju, ja sa tood maailma kõige paremad, ilusamad disainimööblid sinna sisse. See on disainimööblid isegi lahti pakkides, pole ruumi pakkida lahti. See on täiesti mõttetu. Sa võid parimat toitu süüa, kui sa oled parasiitidest saastatud, sellest ei ole sulle tolku, selle hea toidu, selle hea kraami, söövad parasiidid sinu eest ära ja toodavad järgmisi närvitoksiine. Et see puhastus number 1. Ja muidugi tervisel on teised aspektid juures, eks ju, et seedimine, soolestik korda ja muidu ma kohe mürgitan ennast edasi. Ükskõik kui puhast toitu ma söön jällegi, on ju, kui mu soolestik on lõhutud, kui ma toitu ära ei seedi, mina lahti ei lammuta, maailma kõige puhtamat kraami, ta läheb minu kehas toksiiniks. Et siin on, tuleb veel natukene asju vaadata, mis siis kehas on viltu ja need süsteemid ära tervendada, aga ilma kehapuhastuseta mitte midagi ei toimu. Tahtsingi enne küsida seda, et kas nüüd seda ainet võetakse ainult siis, kui on häda käes ja haigus juba olemas või seda võetakse ka ennetavalt või puhastavalt. Nii nagu sa tahad, et su joogivesi on kogu aeg puhas. Et sa ei jääks haigeks. Tulebki võtta MMS-iga, võiks teha aeg-ajalt neid puhastusi. Mingi kuuridena siis pigem mitte igapäevaselt kasutada, kui sa oled terve. Ei, väga hea on võtta tegelikult peaaegu igapäevaselt, sellepärast, et igapäevaselt me saame saastat peale. Võib teha loomulikult nii, et ma teen mingi kuuri ära, kui mul on nagu juba mingid haigussümptomid tekkinud, siis on mul vaja kuuri teha, ütleme selliste sesoonsete haigustega, eks ju, mis on kehapuhastus, läheb minul tavaliselt 1 päev, maksimum on läinud 2 päeva. Kõige hullem on see, mida me nimetasime koroonaks. Me nimetasime, see kestis mul 2 päeva, kõige retsim ja jälgim olukord, kus ma olin, on ju, isegi vähem kui 2 päeva, teise päeva õhtul ma olin juba energiapomm jälle. Aga kui on krooniline haigus, siis võib minna nädalaid või kuid.
ütleme, probleem, mis sul on 20, 30, 40 aastat olnud, eks, ja see võtabki kauem aega. Ja üks viga, mida inimesed siis teevadki, ongi, nad kuulavad neid lugusid, kus aitas 1 päevaga või 2 päevaga või tundidega ja ootab oma kroonilisele probleemile sama kiiret tulemust. Või siis võetakse liiga vähe, on ju. Et need on nagu põhilised vead, aga jaa, et lihtsalt mõtle temast, kui ta on keha puhastaja ja me saame kogu aeg saastet peale. Toit on täis glüfosaati. Glüfosaadi lammutab MMS ära. Mitte ükski teine taim ei tee seda. Taim ei tee, keha ei oska lammutada seda. MMS lammutab ära. Vaktsiini jäägid kehast välja, lammutab ära, lihta molekulideks ja keha viib nad välja. Et ka selle mRNA tehnoloogia. Ka nüüd aastaid hiljem mõjuks või? Jah. Spike-proteiinid viib välja, lammutab ära. Ta ongi universaalne. Et ta on nii hea uudis meile. No mis uudis? Noh, kelle jaoks uudis on ja kelle jaoks juba ammu kuuldud, aga... Muidugi, aga enamus inimeste jaoks uudis. Enamus inimesi ju, noh, nad lähevad juba ainult nime kuuldes, tõusevad juuksekarvad turri. Ja tuleb plokk kätte ja pilk klaasistub ja tekib error, täielik error peas. Et sul on vaja nagu terve, nagu mitmest seinast läbi minna see paradigma lõpuks nagu ära muuta, on ju. Kui inimest nüüd huvitavadki need kogused ja millal mida palju võtta, kus te selle kohta infot saab? Internetis, raamatus? Päriselt. See Tervise on see piibel. See on see ilukirjandus, jälle nimetan, on ju, või tuletan teile meelde kõigile, see on ilukirjandus. Ja ilukirjanduslikult siin on kõik protokollid sees olemas. Ja. Raviskeemid. Iga haiguse peale protokoll, kuidas kasutada, kogu biofüüsika on siin ära räägitud ja kõige lahedam olukord üldse. Sest ma tean, et on inimesi, kes tahavad väga, ütleme, mõista teadusliku poole pealt. Et mina olen ka üks nendest tegelikult, kes saab mõista, aga suur osa inimesi, nad ei viitsi üldse kuulata mingi biofüüsikut, biokeemiat. Liiga keeruline on see, ei olegi vaja, pole nende eriala. Siin taga on Eesti edulood. Me saime eriloa siia raamatusse panna Eesti edulood. Kirjastaja muidu ei lubanud. Ja ainuüksi nende lugemine peaks midagi teaduses lahti loksutama. Nii et alustage tagantpoolt. Jaa, et see näitab lihtsalt ära, mitte et seal on kõige vägevamad edulood, oli palju vägevam, mis raamatusse ei läinud, aga lihtsalt et ma tahtsin niisugust võimalikult laia skaalat nagu näidata, et mida kõik Eesti inimene siis teinud on. Ja seda siis, kui inimene lihtsalt kirjutab internetti raamat keelatud tervis, tal tuleb kõik ette, kust saab. Tellida, ja. Aga jällegi ütlen, et see on siis ilukirjanduslik teos ja see lugu juhtus ühel teisel planeedil üldse, mis on kirjeldatud ühel planeedil, kus ei olnud Terviseametit ja keelavaid seadusi. See juhtus seal. See jah, ikka täitsa uskumatu vestlus meil siin täna selles mõttes, et selles maailmas, kus sa nagu räägid, et kannatused ja haigused ja meil on see väike molekul siin. Ja ikka inimesed kannatavad. Käeulatuses ja kui rääkida, et kui lihtne teda on võtta, kui lihtne teda on kogu see manustamise pool on lihtne segada kokku, võtta kaasas kanda, ta saab mul igal pool kaasas olla, kas või juba mõelge selle peale, et mitte, et kui meditsiin ei aita või kui meditsiin pole käeulatuses, ma ütlen seda, näiteks põletused, mul on korduvalt olnud retsipõletused, lapsele kukkunud keevvesi peale, endale, emale, kui poleks olnud, oleks naha siirdamiseks läinud, meeletud kannatused, ma mõtlen, mis inimesed läbi oled. Ja siis mind tahab see raevu tegelikult, kui ma mõtlen, et te teate, arstid, meedikud, te teate, uuringud on olemas, teaduslikud uuringud on olemas, kliinilised uuringud on olemas, kuidas see aitab. Ravimid on välja töötatud selle baasil. Ja inimesed ei tea sellest, sest et süsteem ei luba teada anda. Praegu on selline olukord. Mis seadused meil on? Mõtelge korraks, kuhu me inimkonnana oleme kukkunud. Arst, kui tema järgib ravimi protokolli, tegelikult ma tahan etteruttavalt ütelda seda ära, et arstil on õigus kasutada kõiki vahendeid, kui pole registreeritud, patenteeritud ravimeid olemas. Helsingi protokoll on selle nimi vist, mis annabki õiguse kasutada, kui pole muid vahendeid olemas. Nii, ja nüüd, aga meil seadus on sellised, et arst, kui ta järgib raviprotokolli,
mida ei ole kunagi ise loonud, mida üle ookeani keegi kuskil mingi ametkond kunagi lõi, võib-olla 20 aastat tagasi juba, eks ju, kes pole kunagi mind näinud, eks ju, ja nüüd siis see arst, kes vahendab mulle nende loodud raviprotokolli, siis ta loob raamatu lahti, vaatab, sul on see sümptom ja sa kaalud nii ja nii palju, siis on sulle seda ravimit nii palju vaja. See on see, mida arst teeb. Ravimidiilerid. Nüüd ongi, kui mina selles ära suren, siis arstiga ei juhtu mitte midagi, mitte kellegiga ei juhtu mitte midagi. Ravimisurmad on maailmas 3. kohal. 3. koht on ravimisurmad. Ehk siis arstide poolt põhjustatud, ravimite arstide poolt põhjustatud, et nemad on tapavad ära 3. kohal on siis nende poolt põhjustatud surmad. Kas te kujutate ette? Nende poolt tekitatud surmad. Crazy, päris crazy. Ja kes sellest räägib? Mitte keegi. Nii. Ja nüüd, kui arst teeb protokolli järgi õigesti, kõik on hästi, mitte midagi juhtu. Kui ta kasutab mitte protokollis olevat siis vahendit, näiteks nurmenukku või mis iganes, ja ma saan terveks sellest, siis ta võib minna vangi. Kaotada litsentsi võib minna vangi. Inimese elu päästmise eest, kui see ei ole nende raviprotokollides, võid sa saada kurjategijaks. Kujutad sa ette, millises tagurpidi maailmas me oleme? Aga see on meie arust hea koht meelde tuletada inimestele, et võtta vastutus ise enda kätte. Ära anna vastutust oma tervisest arsti kätte. Kõige naljakam on selle vastutuse juures veel see on kõik on jumala õige. Aga kui inimene loobub vastutusest, et arst sina otsusta, kas te teate, mis juhtub või? Mitte keegi, sina ainult loovutasid vastutuse. Mina ei taha midagi mõelda, ma ei taha midagi otsustada, sina võtad, keegi teine võtab. Aga mitte keegi vastaspool ei võta seda vastu. Mis see tähendab? Mis tähendab vastutuse võtmine, millega ta võtab vastutust? Sa surid ära, kas ta annab sulle oma elu, annab ta sulle kellegi teise elu kasutada või annab su järglastele raha või milles see vastutus seisneb? Ei ühtegi ei tehta, et vastutust ei võetud, ainult sina loovutasid. Võt, niividi ma ei olegi kunagi mõelnud, see on väga mõtlema panev. Täiega. Nii et jah, sellest vastutuse enda kätte võtmisest viimane aeg on see raamat soetada endale koju, et sul oleks see tervise piibel kodus olemas. Ja, et siis sa päriselt ei karda enam haigusi. Nii nagu mina ei karda neid ja ei käi arstide juures ja kas või reisidel lihtsalt, et seal ikka ju muretsed, kui mis iganes juhtub, oled kuskil kaugel, siin ma ei tea, teine keskkond, teised söögid ja putukad. Kama 2 toidumürgitused, ma olen ise Indias olnud toidumürgitus kätte peaaegu ära suremas kunagi 20-ndates on ju. Et ja siis sa ei teadnud veel sellest ainest midagi? Mitte midagi ei teadnud. Praegu, mis oleks 3 tunniga korras olnud. Ja. Reisidel ma olengi saanud palju, ma olen loomi saan päästa, tee kõrval olevad loomad hakkavad ära surema, lambad kõhud paksult punnis täis, kohe plahvatavad on ju, koerad, saad aru nii palju asju, mis ma olen saanud ainult juba sellega, mul on ta käekotis on ju, seljakotis ja kui ka endal vaja ei ole, siis saab teistel abiks olla. Et see lihtsalt väärib seda pool tundi, et mõista. Lihtsalt võtke kätte, kuulake inimeste lugusid, lugege ja võtke vastutus enda kätte. Hästi lihtne, hästi loogiline. Ja nii tõendatud, ma tahan seda öelda, ta on nii tõenduspõhine lihtsalt. Et kui on üle 9000 meditsiinilise patendi, 9000 meditsiinilist patenti, mõni ütleb, patent ei loe midagi, aga päriselt või lugege läbi need patendid, vaadake, kellele need kuuluvad, meditsiiniülikoolid, USA valitsus, meditsiinifirmad loomulikult, miks nad teevad neid tohutult põhjalikke uuringuid, kuhu nad kütavad meeletu hulga raha, aega, miks nad teevad neid siis? Et bensiini peale ei ole keegi võtnud ühtegi meditsiinilist patenti, eks ju? See on üle 9000 kliinilisi uuringuid, teadusuuringuid, tuhandetes jälle, massiliselt informatsiooni. Ja Jaanika, ütle siia lõppu veel kuulajatele, vaatajatele mingisugune sõnu, mingisugune mõte, idee, mingi viimane lausekene siia lõpetuseks. Et maailm on hästi suurelt muutumas ja keerulistele probleemidele on lihtsad lahendused enamasti olemas. Ma tegelikult usun, et peaaegu kõikidele
probleemidele on olemas iseenesest. Et ma arvan, universum niimoodi töötabki, et kui on sul nii-öelda probleem nagu ühel pool, siis selle taga on alati vastus nagu koos. Et on nagu üks tervik ja probleem on see koht, ja mul on probleem, et ta juhib mind, ta nagu teekond vastuseni. Ja ma ükskord nägin seda lihtsalt oma siuksed satoorid aeg-ajalt tulevad, eks ju. Ja ma nägin nagu seda mudelit, et see nii ongi, et kui ma riisusin puulehti, kollaseid puulehti lihtsalt niimoodi meditatiivselt, siis äkki mulle jäi, et ma kahlan vastustes. Tuli siuke lause, et me kahlame vastustes, et universum on ainult vastused. Siin ei ole puuduse kohta, siin on ainult vastused. Külmavärinad praegu. Ja see oli nii suur. Ja siis ma nägingi seda, et iga probleem, mis siis probleem on, eks ju, et kui me kahlame ainult vastustes, et probleem on teekond selle vastuseni. Wow. See on võimas. Ma päris külmavärinad praegu. Ja, sest et see on üks suur universaalne tõde, mis kui inimestel nagu avaneks siia, siis see pilt kõik nagu muutuks, et muidu on see nagu üks kannatuste jada ja probleemide rägastik ja mina olen see väike ja kõik maailm tuleb peale ja siis ma nagu mattun selle alla, eks väga raske on elada selles seisundis, aga kui sa hakkas ainult selle läbi teise perspektiivi nägema, teadus nihutab nagu teise kohta, siis sul ka see reaalsuspilt muutub lihtsalt sinu jaoks. Et jah, seda tahangi öelda lihtsalt. Ja et tõepoolest suurepärased uudised, et mina ütleks seda praegusel hetkel, ärge kulutage raha, jõulud on tulemas, ja ütlen sellega siia otsa. Jah, ideaalne kingitus endale oma perele ja lähedastele. Ja oma perele lähedastele lihtsalt, et me ei pea seda kannatust siin maailmas jätkama ja oma raske töö ja elujõuga välja teenitud raha kräpi peale paneme. Paneks sinna, kus nagu päriselt on, see on elupäästev informatsioon. Investeering kõige tähtsamasse tervisesse. Ja. Super, aitäh Jaanika, et sa tulid ja meid valgustasid. Aitäh, et sa kutsusid ja aitäh, et sa nii julgelt ja ägedalt teed seda, mis sa teed ja äratad inimesi. See on nii suur. Näeme järgmine episood. Tšau!